Tere kõigile, algab Turundustaskus uus saade. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskooli turunduse õppetooli juht ja minuga tänases saates on Regina Salmu, kes on kommunikatsiooniekspert ja Tallinna Majanduskooli õpetaja samuti ja õpetab ta siis näiteks selliseid õppeaineid nagu kommunikatsiooni juhtimine, kommunikatsioonistrateegia, turundusplaan ja turundusplaani siis eelarvestamise osa samuti. Tere, Regina! Tervist! Tore, et said täna saatesse tulla ja plaan on meil täna siis arutleda ühel väga aktuaalsel teemal, milleks on õpetajate streik. Aga alustuseks võib-olla tutvusta veidikene ennast, et mis on sinu senine töökogemus olnud? Igal juhul tere minu poolt ka, aitäh saatesse kutsumast. Sel aastal täitub mul 30 aastat töötamisest turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. Et olen töötanud põhimõtteliselt väga suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes, tehnoloogiaettevõtetes, toiduainete tööstuses. Kui ma töötasin konsultandina, siis olid minu klientideks erinevad ettevõtted, aga ka riigiametid, ministeeriumid ja samuti olen ma töötanud ka 2 riigiametis, nii et mul on selles mõttes kogemus nii ühelt poolt kui teiselt poolt olemas. Ja lähmegi siis kohe selle teema juurde, et täna on 26. jaanuar ja ma ütlen selle kuupäeva selles mõttes ära, et alati, kui on selline põletav kommunikatsiooni teema, siis sõnumid muutuvad väga kiiresti. Et siis, kes seda kuulab võib-olla mõni aeg hiljem, et siis on hea teada, et millal me seda saadet lindistame. Ja kuidas sina seda kriisi vaatled, et oskad sa võib-olla alustuseks ütelda, et kust üldse see õpetajate kriis siis või õpetajate streigi niisugune juurpõhjus, et kus see on alguse saanud? No kuulates nüüd erinevaid eelmisi ministreid, kuulates eksperte, lugedes Riigikontrolli aruannet kooli nii-öelda õpetajate kvalifikatsiooni ja oskuste kohta, mis ilmus täna. Et siis ma ütleksin, et see kriisi need alged on hästi kaugel, aga tegelikkuses võiks nagu, kui vaadata nagu lähemat tähtaega, siis võiks öelda, et see oli siis, kui sõlmiti koalitsiooni kokkulepe ja otsustati, et õpetajate palk peab tõusma aastaks 2027 120% keskmisest Eesti palgast. Ja öeldi, et seda hakatakse tegema läbi koolireformi. Ja tegelikult, mis asi on reform? Reform on väga suur muutus ja kõiki muutusi tuleb väga hästi kommunikeerida, sest et kui me ei kommunikeeri seda, mida me tahame muuta, siis tegelikult inimesed ei saa aru. Nad saavad sellest aru, et see hakkab neid puudutama, kuidas see neid puudutab ja inimestel tekivad hirmud. Aga kommunikatsiooniga on meil võimalik nii-öelda need hirmud ju maha võtta ja seetõttu on muudatuste juhtimine, seda õpitakse ju tegelikult ärinduses väga põhjalikult. Samamoodi on ka muudatuste juhtimise kommunikatsioon, see tähendab praktiliselt, et sa pead looma ikkagi sellele väga põhjaliku kommunikatsioonistrateegia. Ja mina näen, et vähemasti veel sügisel mina ei näinud nii-öelda haridusministeeriumi poolset väga selget sõnumistrateegiat, millega siis nii-öelda selgitada seda, mis muudatused hakkavad toimuma, läbi mille, kuidas, keda see mõjutab ja nii edasi. Et seetõttu on minu meelest on juhtunud selline keeruline olukord, et nemad, kes on selle projekti omanikud, ei ole võtnud selle nii-öelda jõu enda kätte. Nad on andnud selle igale poole laiali. Selgita seda võib-olla natukene rohkem, et no ilmselt see on lihtsalt niimoodi juhtunud, et mida siis oleks võib-olla pidanud mingi aeg tagasi tegema? No kõigepealt see, et kui
lepiti kokku, oleks pidanud kohe ütlema, et mida siis hakatakse nii-öelda, mis on plaanis teha. Mis on selle plaani, ütleme, ajaraam näiteks, löönud selle lahti etappideks ja hakanud siis igale etapile oleks pidanud tegema oma kommunikatsiooniplaani. Aga see põhisõnum on minu meelest läinud siin kogu selles meeletus virvarris täiesti kaduma, sest et tegelikult ju mida me taotleme? Me taotleme kvaliteetset nii-öelda haridust Jah. meie lastele. Meie eesmärk ei ole ju õpetajate palgad omaette. See on üks osa sellest kvaliteetsest haridusest. Et kui me tahame olla, meil ei ole ju meeletuid maavarasid. Me ei tooda ise nii palju elektrienergiat, et me saaks siia tuua mingeid suuri tööstusi. Me peamegi oma majandust üles ehitama teadmispõhistele, nii-öelda teadmispõhisele majandusele. Ja see tähendab seda, et meil peab olema väga hea ja kvaliteetne nii põhiharidus kui ka gümnaasiumiharidus, et meil oleks piisavalt inimesi minemas ülikooli, kes siis tulevad tööturule just nimelt nii-öelda nutikatena ja oskavad seda teadmuspõhist majandust hakata nii-öelda arendama ja ellu viima. Või siis ka kutsekooli. Jah. Jah, aga kuidas see olukord siis eskaleerunud on tänasesse päeva, et kus siis nüüd juba nädal otsa on õpetajad streikinud ja hetkel ei ole siis ka teada, et millal see tähtajatu streik lõpeb? Ma arvan, et see ongi seetõttu eskaleerunud, et ei ole haridusminister võtnud kõneisikuna initsiatiivi ja selgitanud ära, missugune on plaan, kuidas see palk tõuseb. Ja teine asi on see, et üritatakse mõned inimesed ikkagi üritavad öelda, et alles eelmisel aastal tõusis õpetajate palk 24% ja sel aastal ainsatena riigitöötajatest tõusis palk õpetajatel ja meditsiinitöötajatel. Et see oli see, mida oli võimalik teha, et nüüd tuleb vaadata teistsuguseid vahendeid, et vähendada õpetajate koormust. Et mul on üks sõbrannaga õpetaja, kui ma küsisin ta käest, et miks sa streigid, et ma küsisin ta käest ka tema palganumbrit, ta julgelt ütles seda, ma ütlesin, aga seda ei ole ju vähe, 35, et sul on 35 töötundi ju. Et ta ütles, et jah, et ega ma palga üle ei kurdagi. Et tegelikult on see, et koormust on liiga palju, aga mida me kuuleme tegelikkuses avalikus, on ju palk, ainult palk. Ja nüüd tasapisi hakkavad kõik nagu tulema kuskilt nii-öelda üksikud hääled, et tegelikult õpetajad kurdavad koormuse üle. Aga ikkagi, kui mõtelda, et mida praegu siis Reemo Voltri, siis Haridustöötajate Liidu kõneisikuna on välja ütelnud, et nad räägivad ka nendest tingimustest, aga ikkagi vist nagu siis haridusministeeriumile on ikkagi see palganumber nagu see, et mida nad tahavad saavutada või? Jaa, sest et tegelikult siin paar nädalat tagasi ütles Reemo Voltri, et me sellepärast räägime palgast, et sellega tõmbata tähelepanu sellele, et meil on jube suur koormus. Mis ta täna ütles? Ütles, et me nõuame palka ja kohe. Aga kuidas siis see nii on läinud ja kas, mida sa näiteks kommunikatsiooni inimesena soovitaksid, et kas selline sõnum oleks võinud olla kuidagi selgemini sõnastatud? No ikkagi ma arvan, et me peame minema ikkagi sinna aega tagasi, sinna sügisesse, kui võeti vastu või viidi parlamenti eelarve, kus olid ju selgelt kõik numbrid kirjas. Parlament hääletas eelarve poolt. Koalitsioonipartnerid olid ju kõik koos, kui nad kokku leppisid selles, et see eelarve on selline, et ainult haridusvaldkond ja meditsiinivaldkond saavad sel aastal raha juurde, kuna meie eelarve on niivõrd tasakaalust väljas, aga need on need valdkonnad, mis tegelikult kõige rohkem vajavad nii-öelda
sest ilmselt see oli ju teada, et see võib streik olla õhus, et eks siis sellega arvestati ju ka, sest ega muidu ju ei oleks lisaks 24% veel 6,8 juurde pandud, eks ju, või oli mingi 6, millegiga sel aastal, et ega neid valdkondi, kus palk tõuseks 2 aasta jooksul 30% praktiliselt ikkagi üheski riigiametis ei ole, eraettevõtetest rääkimata, et see on väga suur kasv. Et ja selles mõttes, et kõik koos otsustati seda, aga nüüd on koalitsioonipartnerid hakanud rääkima hoopis teist juttu. Ja sellest mul on tunne, et sellest saab tuge ka nii-öelda haridustöötajate liidu juht, et ta näeb, et valitsuses on tekkinud lõhe ja kui tuleb üks koalitsioonipartner nii-öelda valitsuskabinetist välja, ütleb, et ainuke pidur on Reformierakond, samas oma valdkonnas ta ju mitte keegi ju raha kuskilt nii-öelda ei taha ju ära anda, et kust see raha peaks siis tulema, et raha on nii ära jagatud, et väga paljudel on arusaamatu see, et no tundub, et meil on nii suur eelarve, et mis ta oli sel aastal 13 miljonit, 16 miljardit, igatahes väga-väga suur number, aga see eelarve on ju, kuidas öelda, 80% või isegi rohkem sellest eelarvest on ju kindlad väljaminekud. Sealt ei saa mingit raha võtta, need on sotsiaaltoetused, pensionid, riigitöötajate palgad. Ja see väike osa, mis jääb investeeringuteks, mis jääb nagu millegi edasi arendamiseks, et siis seda üritatakse jagada, aga sealt rahast ei taha ju keegi panna, kuidas öelda, sinna püsikuludesse. Et see tähendab seda, et need ei kao mitte kuskile ja mis on minu meelest nagu väga-väga, kuidas öelda, et siin Reformierakonna inimesed on püüdnud selgitada, et kuulge, me võime teile selle 10 miljonit anda, aga saate aru, et järgmisel aastal on need püsikuludes ja meil ei ole jälle kuskilt raha võtta, et me aina suurendame seda püsikulude hulka ja vähendame seda, mille arvelt meil oleks midagi muud võimalik teha. Et ma ise mõtlesin selle peale, et seda võiks nagu näitlikustada inimesele sellega, et inimesel on juba laenud ja ta läheb poodi ja ta tahaks piima osta, aga raha ei ole. SMS-laen, piiks, raha tuli, ostsin piima. Aga et see läks sinu laenude hulka uuesti, et sa järgmine kord poodi minnes jälle ei saa ju piima osta, sest sul on juba see nii-öelda raha kinni kuskil mujal. Et seda nii-öelda lihtsalt ära selgitada inimestele, et miks ei ole võimalik pidevalt raha kuskile nii-öelda juurde võtta, sest et see on võlg, läheb nii-öelda võlga ja me kõik hakkame seda maksma. Et siis nagu tekitab ju inimesed võib-olla lihtsalt ei saagi aru, et miks nii ollakse vastu sellele, et tõstame aina püsikulusid. Aga milles see põhjus siis võib olla, et kui ma ise püüan meenutada, et mis need sõnumid on, et siis see tuleb välja nagu, et andke üks kord. Öeldakse, et andke meile need 10,8 miljonit, et meil on neid see aasta vaja. Aga mitte keegi ei ole ju öelnud, et see on sel aastal 10,8, järgmisel aastal võib-olla, kuna need intressid ja kõik muud kulud sinna peale lähevad, see on juba 13 näiteks või 14, me ei tea seda täna, et see ei ole niimoodi, et andke üks kord. Aga kas siis võib-olla nii, et tegelikult, kui me mõtleme, et need mõlemad kaks osapoolt, et õpetajad siis ja valitsus, et nad mõlemad saavad aru, et on vajagi neid reforme, et kui õpetajad ütlevad, et seda koormust on liiga palju ja kuidas kogu see töö on organiseeritud, et see on see tegelik probleem. Et siis võib-olla nende huvid on ju tegelikult sarnased. No tegelikult nende huvid ongi sarnased ja teisipäeva õhtul oli Esimeses stuudios oli 2 ministrit, oli minister Lukas, endine minister ja minister Kallas ja rääkisid sellest ja siis tegelikult on õpetajatega koostöö käinud kogu aeg, et juba sügisest saadik
tehti koos õpetajate karjäärimudelit uut astmestikuga ja nad olid esimesed rahti andnud just nüüd ministrile ja ministeeriumile nii-öelda ülevaatamiseks ja täienduste tegemiseks, et see on väga pikk protsess ja mis on minu meelest just seesama, et muudatuste juhtimisel sa peadki algusest kohe peale hakkama rääkima, et missugustest etappidest asi koosneb. Mhm. Et esimene etapp on see näiteks, et me hakkame vaatama, mis olukord meil tegelikult on, eks ju. Et siis me saame teha kõik oma analüüsid, et me oskame nende analüüside põhjalt välja võtta selle, et mis on nagu kõige olulisem, mis vajab nii-öelda parandamist. Teine etapp on siis see, et kui me oleme need mõjuanalüüsid ära teinud, et siis me hakkame sealt välja võtma seda, et mis siis tegelikult nagu mõjutab, kui me teeme ühe muudatuse, mis siis nagu näiteks mõjutab kõiki muud asju. Et seesama, mis tehti ilmselt nii nagu ma eelnevalt mainisin, et kui kõikidel ühtlustati ära palgad koolis, siis see mõjuanalüüs, mis see tegelikult inimestele teeb sotsiaalses mõttes. Et kas seda tehti või tehtud, ma ei tea. Täna me oleme seal, et see on mõjunud niimoodi, et noored õpetajad ei tule kooli. Vanad õpetajad kurdavad, et nad on üleväsinud, nad on ülekoormatud. Ilmselt 10-12 aastat tagasi kuskil. Ja jah, et umbes 10-12 aastat tagasi tehti siis see reform, et kaotati ära siis need diferentseeritud tasud õpetajatel vastavalt siis nende kvalifikatsioonile. Ja nüüd justkui tahetakse seda tagasi. Et aga oskad sa öelda, et mis siis seal see eesmärk oli toona? No ma ei tea täpselt, kuna ma tookord ei jälginud seda haridusvaldkonda, ei olnud nagu minu teema tookord, aga üldhuvi oli ikkagi see, et nii palju ma mäletan, et minu meelest oli see, et noored kurtsid, et nende palk on liiga väike, kui nad sisenevad kooli. Ja selleks, et nii-öelda noored tuleksid kooli, pakuti neil sarnast palka kui nii-öelda õpetajad, kes olid töötanud 30-40 aastat koolis. Ja teine asi on see ka, et ega siis ma ei kujuta ette, kuidas panna näiteks need õpetajad koos tööle. Need vanad õpetajad ja need noored õpetajad, need vanad võivad olla ka solvunud, eks ju, et minu kogemusi ei väärtustata, et tuleb noor inimene kooli ja on sama palgaga. Et ma ei tea, kuidas see näiteks koolis on mõjunud. Ma ei kujuta ette, kas keegi on teinud mingeid uuringuid selle kohta. Ehk siis, et alati kui sellist reformi teha ja me praegult ei tea täpselt, et kas siis tehti mingi mõjuanalüüs, aga et selline suur muudatus ja nüüd me oleme justkui tagasi selles kohas, et on siis aru saadud, et see ikkagi ei toonud seda eesmärki ja peab siis leidma mingisuguse teistsuguse viisi. Ja ma arvan ka selline asi, et väga tore, et Kristina Kallas rääkis Esimeses stuudios sellest, et kuidas nad on suhelnud lähiriikidega ja konkreetselt Soomega, eks ju. Ja minu meelest meil on Soomega väga palju sarnasust ka selles mõttes, et nii Soome, Rootsi kui Norra kõik, et nad on kõik ju sellised, et teatud kohtades on nii-öelda inimesed keskendunud suurtesse keskustesse ja väga suured piirkonnad on ju hajaasustusega. Kuidas seal see kool toimib? Nii palju, kui mina olen aru saanud, seal ikkagi toimib selle järgi, et igale nii-öelda vanusele on määratud, kui kiiresti peab ta kuskile kooli jõudma. Ei ole niimoodi, et kool ehitatakse nii-öelda et oleks nagu lapsele lähedal, vaid tegelikult on hoopiski omavalitsus hoolitseb selle eest, et oleks transport, mis lapse toob kooli ja mida vanem ta on, seda kaugemalt ta peab siis hakkama koolis käima. Et selles mõttes on ju see hea lahendus tegelikult ja kindlasti palju nii-öelda kuluefektiivsem ja teine asi on see ka, et siis on võimalik ka sinna palgata, kus on rohkem lapsi, ka paremaid õpetajaid ja lastele pakkuda paremat haridust. Et täna ei räägi mitte keegi sellest meie ühiskonna põhieesmärgist. Mitte üheski sõnavõtus ma ei ole kuulnud, et me võitleme selle eest, et meie lapsed saaksid parema hariduse.
Me räägime praegust ainult sellest, et meil on õpetajate ülekoormuse vähendamine ja palga suurendamine. Aga lapsed, et vähemasti mina ei ole lugenud mitte ühtegi artiklit, kes ütleks, et Missugusele kõneisikule see sõnum sobiks kõige paremini? ikkagi haridusministrile. See on tema suur eesmärk peab olema. Võib-olla siis peetakse seda, et miks ei ole nii selgelt sõnastatud, et peetakse justkui iseenesestmõistetavaks ja et kui meil õpetajatel on piisavalt motiveeriv tasu pluss siis need tingimused, et siis nad suudavad tagada seda head haridust. Ma ei tea. Ma ei oska öelda, et samas jällegi kasvab meil nende noorte arv, kes ei õpi ja ei tööta. Jah, see on väga suur probleem ja need reformid, mis siis praegu planeeritud on ja millega juba töötatakse, et püüavad kindlasti seda probleemi lahendada ka. Aga räägime kohalikest omavalitsustest ka, et hästi palju siis selles kriisis praegu kõneisikud on olnud valitsusest, on olnud siis Haridustöötajate Liidust, on olnud üksikud õpetajad, kes on tahtnud sõna võtta, aga pole väga olnud kuulda omavalitsuste esindajaid. Kuidas nemad seotud on? No tegelikult on ju vastutavad nii-öelda koolikorralduse eest kohalikud omavalitsused. Ja see on tõesti väga imedeks pandav, et neil nagu hetkeolukorras ei ole mingit vastutust nii-öelda pandud, et kõik vastutus on lükatud valitsuse peale. Aga samas on jõudnud ka selliseid sõnumeid, et tegelikult see raha, mis on ette nähtud õpetajatele, ei jõuagi õpetajateni, sest see maandub betooni ja mitte. Kas see väide, ma olen seda ka kuulnud ja kas sellel on ka mingi kuidagi siis tõepõhi selles mõttes all, et on mingid numbrid seal taga, Ja pidi olema jah, et ma lugesin seda, et sellest rahast läheb 60% hoopiski uute koolide ehitamiseks. Mis on nagu, kuidas öelda, vähenevate õpilaste arvude juures natukene nagu naljakas, et me ehitame ikka uusi koole. Aga see on nagu see, et meil on Euroopa Liidu rahad ja nende abil on võimalik, aga omaosalus on ju ka ja ma ei kujuta ette, kui suur see kooli puhul on, ütleme, et siis et me kasutame ära seda võimalust, et meil on Euroopa Liidu raha ja me ehitame koole, aga samas ja see protsent pidi olema niimoodi, et sellest rahast, mis õpetaja annab pearaha või mis riik annab pearahaks, läheb 60 nii-öelda betooni ja 40 õpetajatele. Ja seda siis otsustab kohalik omavalitsus. Aga kuidas siis kohaliku omavalitsuse esindajad mõtlevad, et millest sellised otsused on ajendatud? Selle kohta minul on väga raske midagi öelda, aga mida ma ise arvan, mida kohalikud omavalitsused teha tahavad, nemad tahavad säilitada ikkagi oma nii-öelda valijaskonna ja nad tahavad meeldida oma valijatele. Ja elanikkond, et selles mõttes ikkagi, et kui on uus uhke kool, et siis kui näiteks noor pere valib, et kuhu nad elama lähevad, et siis see piirkond, kus on see kool ja lasteaed ja see infrastruktuur ja kõik see olemas. Siis nad lähevad sinna. Aga see, et kas seal on ka kvalifitseeritud õpetajad, kas nad on ka hästi tasustatud, kas käib koolibuss ja kõik nii edasi, et kuidas siis see tulevik, ma arvan, et siis seal hakkavad alles probleemid ilmselt tekkima. Aga näiteks selline näide, mina elan minu suvekodu või maakodu on sellises kohas, kus on meil 1,5 kilomeetrit või 2 kilomeetrit on taastatud üks vana nii-öelda, kas ta on vist 6-klassiline kool või? Ja kus käib väga vähe lapsi ja 3 kilomeetrit eemal on suur gümnaasium. Ja ma usun, et väga palju
vanemaid paneb laps juba esimeses klassis sinna gümnaasiumisse, sest see üleminek, kui sa oled mingisugune kas 6. või ütleme, sa oled 9, 10, 11 lapsel, minna oma väiksest koolist suurde kooli, see on lapse jaoks niivõrd suur stress ja trauma, et vanemad ei taha seda ja tegelikult nad eelistavadki ikkagi nii-öelda lähikoolile seda suurt kooli, et laps saaks kohe nagu oma ühe kooli alustada ja lõpetada. Nii et mina arvan, et võib-olla ei olegi paha, et on ka olemas võimalus nii-öelda kohe laps panna suurde kooli, kus ta saaks, nii kui me rääkisime, et laps tahab ka konkurentsi, laps tahab, et tal tekiks seal sõpru erinevates klassides, et oleks ka midagi muud toimuks koolis kui ainult õppimine, sest kui sul on ikkagi ütleme põhikool, milles on 75 õpilast, siis on väga raske selles ka midagi toredat korraldada. Jah, aga teisipidi, et kindlasti laste vanemate ellu suhtumine, võib-olla maailma nägemine on ka erinev ja lapsed on erinevad. Ja on ju ka selliseid vanemaid, kes just tahaksidki oma last panna sinna väiksesse kooli, kus tal on seda tähelepanu palju rohkem ja et siis nad valiksid sellised väiksemad koolid, et kui nüüd oleksid kõik sellised ainult suured koolid ei oleks ka õige, eks ju, aga ütleme, et see tähendabki seda, et peakski olema nagu valikuvõimalusi, aga samas see tähendaks ka, et vanemad peaksid siis panustama sellesse väiksemasse kooli, et saada oma lapsele nii-öelda väga individuaalne lähenemine. Et loomulikult siis ei oleks ju probleemi ja Lääneranna vald seal koolis ju üritati seda teha, eks ju, et minu meelest oleks hea olnud leida mingi selline kompromiss, kus siis, et riik pakub maja näiteks ja lapsevanemad maksavad siis ütleme mingi põhiraha ja lapsevanemad maksavad siis kõik ülejäänud, mis on siis, kui nad tahavad oma lastele seda nii-öelda hästi väikest kooli, seal oli tõesti vähe lapsi ju minu meelest, seal oli mingi alla 10 lapse või midagi taolist. Jah, aga samas on see, et ikkagi põhiharidus peab olema tasuta kättesaadav. Jah, no siin lähevadki risti ja võib-olla see ongi, et kui nüüd tehakse uus reform, et sinna kirjutatakse sisse erinevad võimalused. Aga enne, kui me rääkisime kohalike omavalitsuste esindajatest, et miks nemad ei ole kuidagi üldse sõna võtnud, et kas neil ei ole midagi positiivset siis selle teemaga seoses ütelda? On. Riigikogus käis rääkimas kõik need valdade nimed ei jää meelde, aga Lääne valla, naabervalla vallavanem. Ja rääkis just sellest Riigikogus, et nemad tegid korrastasid oma koolivõrgu ära. Neil on küll väike vald, umbes sama palju või natuke vähem inimesi elab ja neil on jäänud 2 kooli ja mitte ükski laps ei pea koolid ei ole pikem kui 30 minutit. Ja on rahul lapsevanemad, vald suudab maksta juba täna 120%, et ma nägin ühte väikest tabelit ka, mis oli Statistikaametist, et meil on ka valda, kes maksab ka 130%, isegi oli olemas, kus on koolivõrk korrastatud. Nii et tegelikult on võimalik seda teha. Ehk siis, et justkui võtta need parimad praktikad, mis on siis nende valde näitel ja siis püüda sarnased lahendused luua ka siis teistele. Et millega tegelikult tuleb ikkagi tegeleda, on see koormus. See koormus on see, mis on kõige keerulisem õpetajatele. Et õpetajatele on pandud peale, nii nagu Kristina Kallas ütles, et nad õpetajad loetlesid talle ära, tegid talle nimekirja, see oli 5,5 lehekülge pikk. Et kõik ülesanded ei ole muidugi igapäevased, vaid on ütleme mingid ühekordsed, aga ikkagi neid ülesandeid on kogu aeg juurde tulnud, et loomulikult tööintensiivsus on kasvanud kõikides valdkondades, et see kindlasti seetõttu on kasvanud ka õpetajad ametis, et enam ei ole ta niimoodi, nagu ta ütleme mingi aeg tagasi oli, et see on arusaadav, see peabki nii olema, et kui mujal kasvab intensiivsus, siis igal pool ta kasvab. Aga siis ikkagi on, ma ei oskagi öelda, et siis
et kas siis haridusministeerium on ise see, kes on järjest uusi asju nagu mõelnud sinna peale ja peale, mõtlemata, et kas need on vajalikud kõik ja kas need viivad tegelikult, kas need täidavad seda meie põhieesmärki. Nutikad lapsed, kes koolist välja tulevad, eks ju, et alati on ju niimoodi, et kui see ikkagi seda kõige olulisemat eesmärki ei täida, siis tuleb see nii-öelda kõrvale jätta ja võtta siis see järgmine, mis täidab seda nii-öelda seda meie põhieesmärki. Et ma arvangi, et siin on võib-olla nii-öelda seesama nii-öelda, et ei teata, pannakse mingid ülesanded peale, aga pärast tagasi ei võeta nagu seda tagasisidet, ei analüüsita, et kas see tegelikkuses ka toimis või ei toiminud, eks ju. Aga oskad sa selgitada või kuidas sina seda näed, et siis see üks osapool ehk kohalike omavalitsuste esindajad, et nemad ei ole meedias sõna eriti võtnud, et kas nad siis ei taha midagi öelda? Kommunikatsioon on ju niisugune, et kõik, mida me teeme, on kommunikatsioon. Kas me ütleme, on kommunikatsioon ja kui me ei ütle, on ka kommunikatsioon. Et hetkel nemad mitte ütlemisega kommunikeerivad seda, et nemad kui koolipidajad tegelikult peaksid olema nii-öelda üks osapool, aga nemad on ennast sellest vaidlusest nagu taandanud, mis on minu meelest ei tohiks nagu olla, sest nemad on kõige olulisem osapool ju. Nende vastutada on nii koolide ülalpidamine, õpetajate värbamine, lastega toimetulek, et see on tegelikult ju nendele pandud kohustus ja samas tõesti mõned üksikud hääled ainult kostavad, et räägivad oma COVID-i kogemusest, et kuidas nemad asju korraldavad, aga seesama, et on jäetud tegelikult siia nii-öelda PR-väljale, ütleme, kaks osapoolt suures mõttes, haridustöötajate liit ja valitsus. Ja seetõttu on võimalik, on toimunud ka see, et on tekkinud erinevaid nii-öelda ristikäivaid sõnumeid nii ühelt kui teiselt poolt. Näiteks haridustöötajate liit, kes alguses teatas, et nad tahavad palka juurde saada, siis vahepeal nad teatasid, et nad tahavad palka juurde saada, sellega nad tahavad tähelepanu, et neil on liiga suur koormus ja tänane jälle sõnum, et nad tahavad palka juurde saada ja nüüd kohe. Et nad ise täiesti ristikäivaid sõnumeid annavad välja ja samamoodi on valitsus jäänud natukene hätta, ütleme nii valitsus kui ka haridusministeerium, et miks nad ei ole nõus selle 10 miljoni andmisega selgitada, et mida see riigile tegelikult tähendab. Ja haridusministeerium on jäänud võib-olla natukene hätta sellega, et selgitada, missugust muutust ta planeerib ja mida see tegelikult tähendab õpetajatele, kohalikele omavalitsustele, ühiskonnale üldiselt ja on loonud sellega nagu õpetajate hulgas, ilmselt ka inimeste hulgas mingeid hirme. Et koolivõrgu korrastamine, et siis kaotame maakoolid ära. Noh, ei ole niimoodi. Koolivõrgu korrastamine tähendab kõike muud ka. Et vaadatakse ikkagi üle, et missugused on koolimajad, et kas me peame igal pool uut koolimaja ehitama, võib-olla annab ka vanas koolimajas lastele tööd korraldada, kui me seda mingil määral korrastame. Et kõik sellised küsimused. Aga ma arvan, et kommunikatsioonis on ju niimoodi, et kui öeldakse välja näiteks see, et koolivõrgu korrastamine, siis tegelikult on see, et alati kommunikatsioon on ajakriitiline. Midagi küsitakse, sa pead mingi sõnumi on ju välja ütlema ja parem oleks, et see sõnum siis nii ka on, et kui kõik asi toimub nagu ka, et viiakse samal ajal võib-olla läbi neid koosolekuid, et mida me täpselt teeme, kuidas me täpselt teeme, et nad tegelikult ei teagi võib-olla nii konkreetselt, et sellepärast ei saagi detailselt ütelda, et nüüd me teeme nii ja nii. Ja aga selle jaoks ongi olemas see muutuste kommunikatsioon, mis on tegelikult kommunikatsioonistrateegia. Et sa paned omale selge eesmärgi, mida sa selle muutusega tahad saavutada ja vastavalt sellele lood ka selle kommunikatsiooni sõnumistrateegia sinna juurde, mis kogu aeg annab ühe sõnumi ja selgitab siis, kuidas ja paneb sinna juurde ka fakte ja neid nii-öelda, no just nimelt fakte, et
kuidas tehakse ja ajaraam. Et inimesed teaksid, et jaa, selles ajaraamis tehakse vot sellised asjad, see tähendab ühiskonnale seda, mulle tähendab see seda ja ütleme, kolmandale osapoolele tähendab see seda. Kui see on kõigile selge, siis alles minnakse järgmise etapi juurde ja hakatakse järgmist etappi selgitama. Aga ikkagi see põhisõnum peab ikkagi jääma samaks, aga alamsõnumid võivad muutuda, mis selgitavad, mida me näiteks sellel etapil tegema hakkame. Ja minu meelest, ma olen küll kogu aeg jälginud meediat, et minu jaoks oli ka üllatav see, et sedasama karjäärimudelit tehakse juba oktoobrikuus saadika. Miks tegelikult ei oleks võinud olla seesama, et kogu aeg sul on pidevalt tuleb info selle kohta. Nüüd me leppisime kokku, õpetajatega saame kokku, hakkame mõtlema karjäärimudelit. Vahetab, me jõudsime sellesse seisu, et me kaardistasime ära näiteks sellised asjad. Järgmine kohtumine toimub siis me tahame saada sellist tulemust näiteks. Et kui see oleks nii-öelda hästi selgelt kõigile ära kommunikeeritud, et millal, mis asi toimub, mida seal otsustatakse, millega edasi minnakse ja räägitakse ka mõjudest, kellele see mõjub ja kuidas, siis me võtame inimestel maha hirmud sellega. Sest praegust võib-olla on ka see, et koolivõrgu korrastamine tekitab paljudes inimestes hirmusid. Järsku minu töökoht järgmine aasta enam ei olegi olemas. Aga ometi ju õpetajaid on puudu. Jaa, aga seesama karjäärimudel võib ju teatud nii-öelda mulle mingisuguseid negatiivseid asju tekitada, et ma ei olegi seal kõrgemal karjäärimudelil, kui ma ei ole ennast täiendanud näiteks või lisa õppinud või et ka see hakkab arvestama, et kui palju sa tegelikult oma erialas või näiteks kõrvaleriala, et kui palju sa oled võimeline, kui sa oled näiteks keemiaõpetaja, kui palju sa oled võimeline õpetama ka natuke füüsikat, et kui palju sa füüsikast näiteks tead. Et kõik sellised asjad tegelikult, nagu mida see tänapäeva ju maailm nõuab meie kui inimeste käest, et me oleksime erinevate oskustega, me oleksime väga paindlikud tööturul, et me suudaksime nii-öelda teha erinevaid asju, mitte olla nagu ainult kitsas ühes valdkonnas. Ja võib-olla huvitav nende sõnumite osas on ka see, et sellel nädalal eriti, eelmine nädal oli see, et kus valitsuse enda esindajate sõnumid läksid kuidagi risti-rästi, et kui rahandusminister ütleb, et jah, et meil on näiteks seda raha kuskilt võtta ja siis keegi teine ütleb, et see ikkagi ei lahenda seda probleemi ära. Ja tegelikult ju on ka õpetajate arvamusi, mis on sotsiaalmeedias levinud ja et ka kõik õpetajad ei olegi nõus Reemo Voltri öelduga ja minule endale meeldib see lugude jutustamine ja neid õpetajate lugusid just sotsiaalmeedias on päris palju liikunud, et kus siis ikkagi põhisõnum ongi see koormus. Et jah, et mida siis see õpetaja kõike peab tegema, et ta peab lastele kõike õpetama, mis võib-olla viib edasi siukse nagu suurema probleemi juurde, et mis on siis meie ühiskonnas nagu tänapäeval juhtunud, et kuidagi mõned asjad, mis võiksid kodust kaasa tulla, et lastel ei ole kodust kaasa tulnud ja õpetajad peavad selle töö enda peale võtma. Aga see võib-olla tuli ka mingil määral sellest ajast peale, kui te mäletate või et siin veel tõesti mingi 10 aastat tagasi või rohkem, et kõik riigiteenistujad on tegelikult teenindajad, nad pakuvad teenust. Nii, ma ei mäleta. Et ka meditsiinitöötajad pakuvad teenust, samamoodi õpetajad pakuvad teenust, et kõik taandati sellele, et me oleme teenusepakkujad. Aga mida siis tavainimene ütleb, et kui ma ostan teenuse, siis ma peangi saama kõike, mis see teenus nii-öelda võimaldab. Me oleme ise nagu loonud sellise, kuidas öelda, ma ütleks seda nagu paradigmaks, aga sellise võimaluse. Et suhtuda õpetajasse kui teenindajasse. Kui teenindajasse, et ta on teenusepakkuja. Ja kui ta on teenusepakkuja, siis me võime talt ju nõuda ka erinevaid asju. Et
et seda tuli samamoodi sotsiaalmeediast või kuskilt ma nägin ka, et me muutume teenusepakkujateks läbi selle või et me oleme muutunud. Et see ongi nagu see tuleks nüüd murda täielikult. Et Aga mis sa siis ütleksid, et kui õpetaja ei ole teenusepakkuja? õpetaja on õpetaja. Õpetaja jagab seda tarkust ja oskust, et kus õpilane õpetab talle oskusi, kuidas õppida, kust mida teada saada ja kuidas paremini nii-öelda iseennast arendada. Et see on tänapäeval nagu kõige olulisem, et õpetaja peab ikkagi pakkuma võimalusi lastele põhitõed ära selgitada ja see, et kuidas mina saan ise nii-öelda edasi areneda. Et ei ole ikkagi see, et me ainult tuubime asju pähe. Et see loovus, mõtlemine, et see on nagu olulised ja ikkagi teatud õpimeetodid tuleb tagasi tuua, et kogu see lugemise teema ja kõik, et analüütika, et kuidas lapsed õpivad analüüsima. Et keeleteadlased ütlevad, et ainult lugedes ja analüüsides tekste. Ja aga ometi tehnoloogia areng on meil viinud sinna, et noh, ei ole otseselt niisugust nagu vajadust enam nii palju lugeda vist. Ja aga analüüsida oskust on ju vaja. No loomulikult. Et seda tulekski siis koolis õpetada, et siis ta jõuab pärast hiljem ainult nende lühitekstide ja nendega hakkama saada ja oskab sealt nendest välja võtta selle kõige olulisema. Et just see sama sõnum, et õpetaja peaks olema nii-öelda see ikkagi tarkuse andja, mitte teenindaja. Jah, ja no loomulikult iga õpetaja saab ju nii hästi õpetada, et kui hästi ta ise mingitest asjadest on aru saanud, noh, mis näitabki seda, et ikkagi õpetajate tase üleüldise hariduse taseme hoidmisel või tõstmisel on hästi oluline. On hästi oluline. Sellepärast on ikkagi vajalik teada, et õpetajad vanasti ju nad tegid enne seda, kui see ära jäeti ja määrati kõigile ühine palk, et neil olid ka ju atesteerimised. Et me ju kõik ülejäänud mujal maailmas ikkagi, noh, sa pead ju kogu aeg nagu ka natuke ikkagi tõestama oma nii-öelda oskusi ja taset, et kui sa tahad palka juurde saada, sa saad palka juurde siis, kui sa midagi paremat pakud. Kui sa tõstad tootlikkust või et see peab olema nagu ikkagi ka õpetajad peavad aru, õpetajatel peab olema samamoodi, et nad on ise huvitatud oma nii-öelda taseme tõstmisest. Aga selline küsimus, et noh, kindlasti on ka haridustöötajate liidul endal võib-olla seal mõni kommunikatsiooniinimene niimoodi nõuandjaks, aga et kui nad näiteks pöörduksid sinusuguse eksperdi poole, mis sa neile soovitaksid praeguses etapis? Et noh, tegelikult on ju see, et täna oli ka see sõnum, et nad natukene toetavad neid õpetajaid rahaliselt, kes streigivad. Et võib-olla on üks osa see, et ka valitsus ootab, et millal see streik läbi saab lihtsalt selle tõttu, et õpetajad kaotavad oma palgast muidu liiga palju ja nad enam ei saa streikida. Et üks sõnum oli siis jah see, et me toetame neid natukene, et meil et haridustöötajate liidul siis mingi selline rahaline ressurss on, et streigiga ikkagi jätkata. Aga teine osa on see, et noh, tegelikult ju mõlemad osapooled võiksid nagu tahta selle streigiga lõpuni jõuda. Et millist kommunikatsiooninõu sa annaksid siis haridustöötajate liidule? Ma ikkagi annaksin sellist nõu, et mõelda läbi oma see nii-öelda põhisõnum. Aga kui nad on kogu aeg seda palka nüüd või see sõnum on nagu kõlama jäänud, et kas praeguses etapis seda põhisõnumit muuta veel saab? Ja, aga seda saab muuta alamsõnumitega. Aha. Et kui sa ütled, et me tahame, et õpetajad palk tõuseks ja me saame aru, et näiteks, et me sel aastal ei saa aastakümme, et me oleme juba saanud palka, sel aastal on tegelikult palgatõus olnud, aga me tahame valitsuselt näha seda plaani, millega te tõstate palka 120%-le aastaks 2027. Et näidake meile, et me oleksime kindlad oma nii-öelda tulevikus, et kuhu suunas ka meie liigume. Okei, et nad, kui saada konkreetsemalt sellist plaani, mis võtaks võib-olla neid hirme maha. Ja, just. Jah.
kuigi ma ise mõtisklesin ka selle peale, et see on ju nii suur asi ja et nüüd nagu kiiresti tulla selle plaaniga välja, mida on tegelikult ju septembrist on aktiivselt selle kallal tööd tehtud. aga võib-olla ikkagi, et kiirustades, kas me saame parema tulemuse kui siis see nii-öelda eelmine reform, mis meid siia on ja toonud? aga ega siis reformi ei pakuta, aga lihtsalt on ju teada, kui sa hakkad reformi tegema, et kui sa hakkad kuskile suunas minema, sa ju tead tegelikult, mida sa reformid, missuguseid tulemusi sa tahad saada ja tänaseks sa kindlasti juba tead ka, kuidas sa neid tulemusi saavutad. See, et missugused täpselt need tegevused seal all on, kindlasti ei ole. Aga see, et ikkagi mida sa tegema peaksid selleks, et muuta seda olukorda ja kuidas sa plaanid seda teha, suures pildis need peaks ju olemas olema. Aga mul on ka tunne see, et ikkagi see on nagu poliitiline teema ka natukene, et ei taheta nii-öelda kõike kohe panna laua peale, sest 2027 lõpeb selle nad tahavad näidata, et näete, me tegime need asjad ära, et ka nii-öelda oma võidud tuua vastavalt võib-olla ennem alles siis, kui järgmised valimised tulevad. Et eks seal ole ka väga palju sellist asja või seesama, mis praegus käib ikkagi see poliitiline spinn, et andke see raha neile, et te olete takistuseks ja me oleme need head, kes me tahaksime seda raha anda teile. Aga samas mitte keegi ei taha enda eelarvest seda raha anda, et siis tekib küsimus, kus see raha peab siis tulema tegelikult. Et kas me võtame jälle võlgu või? Et kas te olete selle poolt, et me võtame jälle võlgu, aga seda ju mitte keegi ju ei pane sinna juurde, kõik ütlevad, et meie annaksime küll. Aga sa tõid sellise termini sisse nagu poliitiline spinn. Mida see täpsemalt tähendab? No see tähendabki seda, et sa võtad mingi teema üles ilma igasuguste argumentide ja faktideta, mis seda tõestaks siis. Nii nagu ma ütlesin, et nad ütlevad, et andke neile ära siis, aga ütlemata, kus see raha peaks tulema, kes selle raha peaks loovutama. Et see pool on ju kõik tagant järgi tegemata, eks ju, et see ongi see spinn, eks ju. Et sa võtad ainult ühe mingi tõmbad teema ülesse ja lased ta lendu, aga ise ei toeta seda ühegi argumendi ega faktiga. Ja samas avalikkuses, kui justkui jääb see sõnum kuidagi kõlama ja siis see kõlama. Tavakodanik ei hakka ka analüüsima, et Ei hakka. aga kuidas me seda siis saaksime teha? Ja siis ta veel viitab, et nemad on need pidurid, teine koalitsioonipartner. Ja siis on see, et tegelikult ju kommunikatsioonis ikkagi kehtib see sõnum, see põhimõte, et kes ütleb esimesena, selle sõnum jääb kõige kõvemini kõlama. Ja sellepärast ma mõtlengi, et kui ma nüüd tagantjärgi analüüsisin seda, et haridusministeerium, haridusminister oleks pidanud ise esimesena hakkama rääkima, mida ta teeb selleks, et jõuda 2027 120% keskmisest palgast. Sest tänasest, kui mina neid sügisel nägin neid, siis ma mõtlesin, et järgmine aasta tahavad juba saada. Mitte keegi ei toonud need, kes ütlesid, et me tahame palka. Keegi ei öelnud, et see on, et koalitsiooni eesmärki öeldi, et meid on petetud, meil on jälle valetatud. Tegelikult ei ole keegi valetanud, lihtsalt ei ole seda aasta arvu sinna taha pandud. Mis ajaks ta 120% tahetakse saavutada. Ja võib-olla siis alguses lihtsalt ei öeldudki seda ajaraami sinna juurde. No need haridustöötajate liit ei öelnudki. Ja tavainimene ei lähe ja ei hakka lugema koalitsioonilepingut. See on ikkagi poliitikute enda asi selgitada neid asju. Jah, seda küll. Aga kui palju üleüldse, et tegelikult ju see foon, et mis nagu ühiskonnas on, et praegu 1. jaanuarist on ju maksud tõusid, siis inimestel jääb vähem raha kätte ikkagi väga paljudele, et ikkagi on majanduses selline olukord ja need palgad ei ole tulnud inflatsiooniga kaasa. Et kõik see tekitab ju ärevust ilmselt õpetajate seas samamoodi. Ja ma ise veel mõtlesin selle peale, et kui me lähme mõned aastad tagasi, et see COVID-i aeg loomulikult ta mõjutas erinevate ametite esindajaid, aga kindlasti oli nagu üks amet oli õpetaja, kes oli siis need aastad väga tööga rakkes, et läks see töökoormus nii palju suuremaks ja võib-olla see kõik on nagu niimoodi eskaleerunud. Siis selle streigini. Ja, et kindlasti. Ja ma arvan ka,
et sellepärast tegelikult kurb on see, et Liina Kersna nii-öelda pidi tagasi astuma ühe väga väikse asja pärast, kuigi tema oli see inimene, kes püüdis lapsi koolis hoida. Just läbi selle, et seal oleksid pidevalt need testid ja kõik asjad, et lapsed võiksid koolis käia. Et koolid oleksid lahti. Et ei tekiks vaakumit. Teine asi on see ka, et ma ei tea protsenti, aga igal juhul meil on väga suur hulk õpetajaid, kes on 55 ja pluss. Et võib ette kujutada, kui raske neile oli hakata andma e-tundi, tegema kõike seda läbi interneti. Nendel võis ka langesid kõik need nii-öelda kvaliteet ja tootlikkus ja kõik need näitajad, eks ju, et nad ise ei saanud hakkama ja tundsid ennast halvasti. Et ka nende jaoks oli väga oluline selle kooli lahti hoidmine. Et tegelikkuses on see tõesti neid asju on väga palju, mis on seal õpetajatel peal olnud. Ja nüüd üritatakse seda hakata lahti harutama. Ja sellel kriitilisel hetkel on siis nii-öelda, me ei tea täpselt ju, et kes seal kõige taga on. Alati on kuskil mingid niiditõmbajad, kes siis nüüd juba jälle tuli ju see, et umbusaldame selle pärast Kaja Kallast ja valitsust ja et see tähendab seda, et seal on taga veel keegi. Aga jah, aga võib-olla ka üleüldine selline rahulolematus, mis siis väljendub lihtsalt selles, et tekib see umbusaldamissoov. Ja aga ongi see, et ei ole maha rahustatud õpetajaid, et mida nende jaoks reform tähendab. Et nende jaoks peaks tähendama reform paremat tegelikult elu tulevikus. Et kui tegeletakse nende koormustega, tegeletakse üleüldse nii-öelda mõtestamisega, et kes on õpetaja koolis, missugused tema arengud peaksid olema ja nii edasi, et tegelikult peaks see õpetajale ju positiivne olema. Aga see on keeratud negatiivseks, millest on nagu tõeliselt kahju. Jah, kuigi üleüldiselt inimesed vist ei taha väga palju muutusi. Ei, sellepärast peabki olema muutuste kommunikatsioon. Et teda kogu aeg maha rahustada, et ta teaks, mis toimub. Sest tegelikult on ju see, et info on see, mida kõige rohkem inimene vajab. Et siin aastaid tagasi, kui veel oli, kus ütleme, me tulime vaesest ühiskonnast ja esimesed nii-öelda krooni ajal hakkasid palgad nagu kasvama ja nii edasi. Ja tehti uuring ja küsiti, et inimeste käest, et mis on teie jaoks kõige olulisem töökohas. Ja palk ei olnud esimene, see oli kas 4 või 5. Info oli kõige olulisem. See, mis toimub minu ettevõttega, mis positsioonil mina seal olen, kuhu mu ettevõtte suundub ja ma pean teadma seda. Ja mäletad sa, mis seal teised olid enne palka veel? Info, siis see nii-öelda kindlasti see suhted oma ülemusega ja suhted kollektiivis. Et kõik see, mis on hästi inimlik, olid nagu need kõige olulisemad asjad. Ja kui need on korras, siis on inimene ka selle palgaga nagu nii-öelda, siis on järgmine, et ma hakkan võitlema palga eest. Ja see näitabki seda, et need suhted seal koolis ilmselt ja kogu see koolisüsteem ei ole korras, et kõige peamiseks kerkib see palk. Kui kooliõpetajatel oleks või üleüldse oleks nagu selge ka COVID, eks ju, et mis see tähendab nende jaoks, et kas riik hakkab kontrollima, kuidas pearaha jaguneb. Praegust riik ei kontrolli ju seda. Aga milline siis võiks praegu just siis kommunikatsiooni vaatesse järgmine nädal tulla niimoodi kõige nagu positiivsemas mõttes kõikidele ühiskonna liikmetele? Kõige positiivsem oleks see, kui inimestele näidatakse, kuidas osapooled istuvad laua taha ja hakkavad läbi rääkima. Ja igal osapoolel oleks oma nõudmistele argument taga. Ja selgitus. Et ütleme, haridusministeerium ütleks, et mida nemad täna teevad selleks, et aidata õpetajaid. Ja haridusinimesed ütleksid, et
mida tegelikult nad ootavad valitsuselt ja KOV-id ütleksid siis oma osa selles, et mida nemad näevad, et kuidas nende meelest haridus peaks edasi minema. Kas see läbirääkimiste laua taga peaksid siis olema 3 osapoolt? Jah. No need, kes on kõige nii-öelda raha tuleb riigilt, jagab seda ja vastutab kohalik omavalitsus ja ellu viib siis ju haridustöötaja. Et need on need 3 osapoolt, kes on nii-öelda selle teemaga seotud. Ja ma arvan, et kui inimesed ja kogu ühiskonnal oleks palju nii-öelda selgem ja arusaadavam, kui need 3 osapoolt oleksid rahulikud ja räägiksid ilma loosungiteta, ilma igasuguse sellise nii-öelda spinnita, et me ainult ütleme, et me tahame raha sel aastal, te lubasite ju, aga keegi ei ütle sinna taha, et aastal 2027. Et selles mõttes on selline ütleme, et emotsioonist tuleb lahti öelda ja kaalutletud vestlusesse astuda. Ja pidada nagu kõik olulisemalt, et kõik 3 saavad ühiselt eesmärgist aru. Mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on, et me lapsed oleksid targad, kui nad koolist välja tulevad ja nad ei kukuks sealt välja sellepärast, et nad ei saa hakkama seal. Väga suur aitäh sulle, Regina, täna seda teemat siin avamast ja jääme siis huviga jälgima, et mis siis edasi saab ja loodame nii õpetajaid rahuldava kui ka siis valitsust rahuldava kokkuleppeni. Ja mina väga loodan, et nii haridusministeeriumis kui valitsuses kui igal pool on olemas ikkagi väljaõppinud kommunikatsiooniinimesed, et nad ikkagi suudaksid oma juhtidele selgeks teha, et sellised sõnumid oleks nagu kõige olulisemad. Ja just seesama, et kõigil oleks see põhisõnum ja see eesmärk ära kirjeldatud, kuhu me jõuda tahame. Ka ühiskonnana, suuremas pildis. Sest praegust on ju ka see olnud teemaks, et me ei tea enam, meil ei ole enam seda suurt lugu. Aga võib-olla see ongi meie suur lugu. Aitäh!